Tšau! Tänane video on minu jaoks päris eriline, sest et see on üks asi, mida ma olen tükk aega juba teha tahtnud. Nimelt ma olen siis juba pikalt plaaninud ja tahtnud teha ajalooliselt korrektset korsetti, mis siis paikneb seal Victoria ajastus, kus siis siluetid muutusid ja selline kehahoiak läks justkui S-tähekujuliseks. Ja tegelikult üleüldse ma olen tahtnud teha endale tervet sellist riidekomplekti nii pealisriietest kuni aluspesuni välja, mis on siis autentselt ajalooline, mis siis tol ajal kanti. Aga ütleme nii, et päris oma eesmärki ma ei ole siiamaani täitnud, aga ma sain lõpuks õmmeldud korseti. Kahjuks küll mitte päris õigete materjalidega. Ma olen küll näinud, et vaalaluude asemel kasutatakse tugevduseks küll hanesulgesid ja nii edasi, aga põhimõtteliselt minu eesmärk oli see välimus saada ja mitte 100% autentselt teha. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile ka veidikene seda õmblemise protsessi või vähemalt lõigetest kuni siis valmis asjani ja siis lõpuks näitan teile seljas, kuidas see korsett välja näeb ja kui palju see muudab siis nagu riietust ennast ka. Kui siis korsett või see korkass all on teistsugune, siis kuidas siis kleidi välimus muutub ka rohkem ajaloolisemaks. Ja teine asi, mis ma selle korseti juures näidata tahan, et kuidas tehti nii-öelda silmapetet juba vanal ajal. Photoshopi küll inimestel olemas veel ei olnud, aga kui rääkida, et tänapäeval on kõik võlts ja inimese keha esitletakse teistsugusena, kui ta tegelikult on, siis tegelikult on seda nii-öelda kehakuju moonutatud ja muudetud juba ammu. Ja see arvamus, et tol ajal pigistati naisterahvad korsettidega ime peenikeseks, on ka natukene ülepaisutatud väide, sest et selle korseti juures ma näitan teile, mis tegelikult selle ilusa silueti esile toob. Aga okei, ma hakkan teile otsast näitama selle korseti tegemist. Et kõigepealt ma otsisin internetist välja lõiked, mida ma küll üks-ühele ei kasutanud. Ma vaatasin, mis kujuga need lõiked on ja enda mõõtude järgi enam-vähem joonistasin siis paberi peale nende lõigete kuju. Siis tegin ma esimese maketi sellisest tugevast teksariidest, et see kangas ei veniks väga. Ja seda selga proovides nägin ma siis, kust tuleks teha muudatusi, kust natuke järgi anda, kust kokku poole tõmmata. Ja kui ma varem olen õmmelnud korsette ja avastanud, et põhimõtteliselt teeb see keha selliseks torujaks kujuks, siis Victoria ajastu korsettide juures meeldib mulle just see, et seal on puusadele antud rohkem ruumi, mis siis teeb keskkoha mulje veel saledavaks. Et seda nippi ma ei olnud näiteks ise varem kasutanud ja see andis juba väga palju korsetile juurde. Korseti ülemisse ossa jätsin ma meelega palju varuruumi, kuna tol ajal polsterdati siis korseti ülemist osa päris palju, et tekikski selline visuaal, et kere on ülevalt laiem, keskelt peenem ja siis puusadest läheb jälle laiemaks. Et tegelikult ma oleksin võinud ka puusade juurde natukene rohkem vaba ruumi jätta, sest et osad polsterdasid ka puusi natuke laiemaks, mis siis tekitab sellise imepeenikese pihakoha mulje. Ja alguses oli mul natukene teine plaan, ma tahtsin pealmise kehi teha sellisest triibulisest, kohati läikivast kangast, aga see õmblemine läks nii mahukaks ja see nii-öelda tugev vahekangas, mida ma plaanisin keskmiseks kangaks jätta, millele tuleb veel vooder ja millele tuleb veel pealiskangas, siis lõppkokkuvõtteks ma tegin terve selle korseti ainult sellest puuviljasest tugevast vahekangast, sest et mulle tundus, et see korsett läheb esiteks liiga paksuks ja ma ei tea, niikuinii see korsett on aluspesuna mõeldud, nii et see läheb õige riietuse alla peitu ja ma ei viitsinud hakata seda pealmist kihti kõike neid tükke sinna uuesti õmblema hakata. Siis oli veel mul plaanis serva sinna pitsa õmmelda ja ma leidsin ühe pitsi, mis oli natukene liiga valge selle
kergelt beežika linase kanga jaoks. Ja ma värvisin seda pitsi natukene teega, nagu te siin näete, aga lõppkokkuvõttes ma ei kasutanud seda pitsi sellepärast, et see kleit, mille alla ma seda proovida tahtsin, kleit, mis ma endale kunagi õmblesin, mis ei ole küll ajalooline kleit, aga mis meenutab võib-olla selle ajastu kleite, siis tuleb välja, et selle kleidi ma õmblesin nii enda keha kuju järgi, arvestamata seda korsetti, mida mul tookord olemas ei olnud, siis lihtsalt kõik need pitsid, satsid ja polstertused ei oleks mul mahtunud sinna kleidi alla, nii et ma olin lõppkokkuvõttes isegi üllatunud, et see lukk üldse pärast kinni läks ülevalt. Et jah, pitsi ma lõpuks ei kasutanud, võib-olla kui ma kunagi plaanin mõne päris õige kleidi õmmelda, mida ma ka praegu kindlalt ei oska lubada, siis võib-olla ma lisan ka sinna natuke rohkem kohevust pitsi sinna ülesse ossa. Lisaks siis korsetile ma õmblesin ka polsterdused tagaosa jaoks siis, sest et tol ajal oli liikunud selline maht seelikul tahaossa, et puusadele ei antud enam nii palju laiust juurde, nii et tekkis selline siluett, kus on selline volüümikam tagaosa, mis siis andis juurde sellele S-kehakujule, kus on siis rind ette nii-öelda aetud ja peenike keskkoht ja siis selline küngas justkui pepu peal. Päike paistab aknast sisse. Aga jah, selle polsterduse lõike ma leidsin ka netist, vaatasin pilte umbes, milline see välja võiks näha ja ma õmblesin selle mitte kahjuks küll puuviljasest materjalist ja täidis oli ka rohkem selline tänapäevane padjatäide. Nii et ma ei teagi, mis vanal ajal, kas mingisugust heina pandi siis polsterduseks või ma ei tea, kas puuvilla nii palju raisati. Ja siis korseti tugevduseks õmblesin ma sellised paeltest sooned, kuhu ma ajasin sisse plastikust kaablivitsad, sest et mul ei olnud kahjuks sellist õiget korsetiluud nii palju võtta. Natukene oli mul ühest projektist küll järgi jäänud, aga selles Victoria ajastu korseti lõikes on hästi palju neid tugevduse sooni siis sees. Ma usun, et te olete isegi tähele pannud, et mulle väga sellised vanaaegsed asjad meeldivad. Mu kodu on vanaaegne, mulle meeldib antiik, mulle meeldivad vanaaegsed asjad, korsetid ja ajasturiided. Et juba siis, kui me kooli ajal tantsustuudiaga pidime ühel üritusel, mis toimus siin Laiuse lossi Varemetes, me pidime kandma selliseid pallikleite. Osad kasutasid sellel üritusel kultuurikeskusest laenatud selliseid kohevamaid kleite, mis meenutasid selle ajasturiideid. Siis juba sel ajal otsustasin mina, et ei, ma näen rohkem vaeva ja ma teen ise midagi kokku. Ma ostsin kaltsukatest mingeid kardinaid ja mingeid kangeid, mis ma leidsin ja üritasin teha ennast selliseks rohkem ajastuhõnguliseks. Ma isegi ei tea, mis ajastusse ma ennast enda aruga sättisin, aga jah, minu kleit tookord nägi välja selline. Ja minu kõige suurem kompliment, mis ma tol üritusel sain, oli see, et üks väike tüdruk hõikas oma emale, näe emme, vaata printsess. Kuigi ma olin koos oma sõbrannadega, kellel olid ka kohevad seelikud seljas, siis millegipärast ma jäin sellele lapsele silma ja kuigi ema ütles talle, jaa, näe, mitu printsessi on. Ja siis laps ütles, ei näe, vaata, üks on päris printsess. Nii et jah, juba varakult oli mul selline pisik, et ma tahtsin endale sellist päris pallikleidi komplekti, aga jah, natukene võib-olla see ajastu eelistus on mul ajaga muutunud ja millegipärast mulle viimasel ajal on väga hakanud meeldima Victoria ajastu, just pigem selline prantsuse stiil ja aastad siis natuke enne 1900 või selle kandis. Ma arvan, et ma olin eelmises elus, elasin Pariisis just sel ajal ja sellepärast mulle need asjad meeldivad, sest mulle meeldib ka Pariis väga. Aga jah, see selleks. Kohe ma näitan teile seda korsetti seljas ja kuidas see selle ühe kleidiga koos välja näeb, mis mul oli kunagi varem õmmeldud. Nii et kohe ma panen selle korseti teile selga. Okay. Ja lõpuks proovime korsetti selga. Ma üritasin selleks puhuks ka võimalikult sarnase soengu teha, mis tol ajal kanti ja
kahjuks ei ole küll kõik riideesemed Victoria ajastu päraste lõigete järgi tehtud. Näiteks siin on seljas mul üks aluskleit, mis küll meenutab midagi sellist, mis tol ajal võidi all kanda. See on tegelikult küll üks puuviljasest materjalist suvine kleit, aga minu meelest ta meenutab veidi sellist aluskleiti, mis tol ajal võis kasutuses olla. Üks variant, mida siis tol ajal kanti, oli siis kombineeritud selline püksid ja särk koos, et siin ma üritan näidata, kuidas see võis välja näha. Ja tegelikult peaksid mul ka selle aluskleidi all olema veel püksid, mis on sellised lõhikuga, et inimene saaks siis tualetis käia. Aga mul selliseid ei olnud, nii et ma üritan praegu hakkama saada lihtsalt selle aluskleidiga, aga lähme siis edasi korseti juurde. Korsett käib siis alusseeliku peale. Minu korsett käib eest aasadega kinni, et teda oleks siis lihtsam kinnitada, et ei pea iga kord paelu täitsa lahti harutama ja kinni panema. Ja minu korsett, nagu peaaegu kõik ajastu korsetid, kuuluvad aluspesu juurde, ehk siis käivad kleidi alla, mitte peale. Millegipärast siis paljudes ajastufilmides kasutatakse korsetti kleidi peal ja ka võib-olla selliste moodsamate korsettkleitide juures just kantakse korsetti nähtavalt kleidi peal või siis ongi selline korsettkleit. Ühesõnaga ma tahan sellega öelda, et vähemalt vanasti ei olnud korsett teistele näitamiseks, samamoodi nagu ei peaks olema aluspesu teistele näitamiseks. Nii et näiteks aasta 1850 mõistes ma olen praegu teie ees täiesti väga ebasobivalt alasti ja pesuväel. Nii et OnlyFans hoialt minu pesupildid on teie ees, aga võib-olla mitte siiski tänapäeva mõistes. Vahel käisid veel siis sellised polsterdused puusade koha peale, et selline liivakella siluett oleks eriti rõhutatud. Mina õmblesin oma korseti meelega ülevalt laiema, et sinna saaks üles siis kohevuseks midagi lisada, sest et Victoria ajastu korsettidele on just hästi iseloomulik selline nii-öelda kanarind või tuvirind, nagu seda ka mainitud on, et üleval on maht, puusade juures on maht ja siis tõmmatakse korsett nii palju kokku, et siis see keskkoht jääb nagu eriti peenike, kuna siis lisaks on ülevalt ja alt veel siluett laiem. Et paljudele võib-olla ongi tundunud, et korsetid olid valusad, piinarikkad, et need tõmmati keskelt nii kokku, et tegelikult sellel on kaks poolt. Et üks asi on korseti harjutamine, ehk siis inglise keeles corset training, ehk siis naisterahvas alustab laiematest korsettidest ja harjutades liiguvad siis tema organid ja ka veidikene roided, nii et pika aja peale siis keskelt järjest peenemaid korsette kandes, siis lihtsalt tema keskkoht jääb peenemaks ja peenemaks. Aga teine asi, mis naised tegi nii saledaks tol ajal, oligi pigem see, et polsterdati nii korseti ülemist osa kui ka puusade osa ja ka tagumikule pandi juurde polsterdusi, et siis kleidid oleks just sealt kohevamad, kuidas need siis tol hetkel moodsad olid, nii et alati ei olnud ka naiste keskkoht just imepeenike. Et kui nüüd neid mõõtusid võrrelda, mis tol ajal olid ja mis praegusel hetkel vöö ümbermõõt võib olla, siis tuleb ka seda arvestada, et vanasti olid ka inimesed natuke väiksemad, peenemad, et naisterahvad ise olid juba pisemad ja selle pikkuse juurde selline vöö ümbermõõt oli täiesti normaalne. Lisaks siis need polsterdused ja kohevad kleidid, nii et vöökoht lihtsalt visuaalselt tundus imepeenike. Nüüd siis selle korseti peale käis selline väike särk või selline pluusikene, kus olid siis sellised kohevad satsid küljes ja kahjuks ei ole ka mul seda riideeset veel endale tehtud, nii et ma kinnitasin endale lihtsalt ühe satsiriba sinna ajutiselt aluskleidi külge. Ja esialgu oli mul ka plaanis korsetile selline kohev pits külge õmmelda,
aga mulle lihtsalt need nii paljud satsid ja kohevused kahjuks sinna kleidi alla ei oleks mahtunud. Nii et seega ma jätsin esialgu sellele korsetile need satsid, lisasatsid külge õmblemata, et ma saaksin seda kleidiga, mis on natukenegi Victoria ajastule sarnane, kanda. Siin on nüüd näha see tagumiku polsterdus, mis ma tegin, et seda saab ka mitut moodi kanda, et kui mul oleks alt see korsett natuke veel laiem, siis ma saaksin ka selle polsterduse natukene sinna korseti serva alla, siis oleks ka see üleminek natuke sujuvam, aga kuna seekord ma tahtsin, et see polsterdus oleks eriti kohev, annaks kleidile eriti sellist volüümi sinna tahapoole juurde, siis ma panin ta sinna korseti peale, siis käib peale veel üks kohev alusseelik. Tol ajal ei olnud muidugi olemas sünteetilist siis tüllist satsi, et kuna mul lihtsalt ei olnud ka õiget alusseelikut ei krinoliiniga ega ilma, siis ma kasutan lihtsalt ühte vanat seelikut, mis ma tegin kunagi oma õele lõpukleidi siis üheks osaks. Et selle materjal ei ole üldse ajastukohane ja alusseeliku materjal samamoodi, aga kuna ta oli kohev ja mul oli alusseelikut sinna alla vaja, siis ma kasutasin seal seda. Kogu see siluett ja kleidi välimus näeks muidugi ideaalne välja siis, kui see kleit oleks täpselt õmmeldud selle korseti järgi. Ehk siis mõõdud ja kõik oleks võetud siis, kui sul see korsett seljas on. Kuna kahjuks mul oli see kleit varem tehtud ja lihtsalt enda tavapäraste mõõtude järgi, siis ta võib-olla ei istu kõige paremini seljas, aga kuna see oli kõige sarnasem sellele ajastule võib-olla, siis ma otsustasin seda korsetti selle kleidiga proovida. Kahjuks on selle kleidi varukad ka liiga lühikesed, aga jälle, kuna tegelikult on see kaasaja jaoks õmmeldud, siis üritame korvata varukate puudumist pikkade kinnastega, mis ka käib tegelikult praegugi näiteks presidendi vastuvõttude etiketi juurde või üleüldse väga piduliku rõiva etiketi juurde, et tegelikult kui sul on õlad paljad, siis peaksid sa kandma pikki kindaid. Ja et see kleit liiga pulmakleit ei tunduks, siis ma panen siia helesinise vöö, mis meenutab vähemalt mulle selliseid kauneid naisi maalidelt, kes käivad päevavarjudega ringi. Selle ajastu naistele mõeldes tulevad kohe mulle meelde sellised valged, hõljuvad, suvised kleidid, kas siis helesinise või musta vööga ja valge päevavarjuga ja mingi kauni kübaraga. Kahjuks ainuke päikesevari, mis minul on must pitsiline, siis ma ei hakanud praegu siin seda teile demonstreerima. Kui te olete kuskilt leidnud mõne ilusa valge päevavarju, siis andke mulle teada, sest need, mis mina olen näinud, on kas olnud väga sellise sünteetilise materjaliga või väga odava välimusega, aga ma ei tea, andke teada, kui te teate, et kuskil müüakse ilusat valget päikesevarju. Aga jah, siin see kleit on, nagu näha, ülevalt ta võiks olla veits laiem, et see korsett võiks olla ülevalt rohkem siis täispolsterdatud ja siis oleks see siluett selline ilusam ja õigem. Ja kui sellel kleidil oleks rohkem ruumi, siis võiks ka see ees satside kohevus, nii-öelda see kanarind olla vähe kohevam ja suurem ees. Aga selle kleidiga vedas, et üldse lukk kinni läks selle korsetiga. Nii et see oli mulle nii napilt selga õmmeldud ilma selle korsetitagi. Aga ma loodan, et teile meeldis see minu ümberkehastamine. Ma loodan, et teile meeldis see korsett. Mulle väga meeldivad sellised ajaloo õngulised asjad, vanaaegsed asjad ja vanaaegsed riided ja Victoria ajastu ja kõik muu selline. Ma loodan, et teile oli ka see huvitav. Palun pange like, kui teile see video meeldis ja kommenteerige, kas ma võiksin teha challenge'i 24 tundi korsetti kandes. Ma arvan, et see oleks huvitav, aga ma kardan, et see saab olema ka raske. Ja ma soovin teile ilusat päeva jätku, ilusat nädalavahetust ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!